Olen Sven Kullerkupp, muusik, pianist ja helilooja, aga nüüd ka kirjanduse loomingu aastapreemia 2017 laureaat. Kirjastus Petrone Print andis välja eelmisel aastal minu raamatu Piano Pianissimo ja öö soojaga arvasin, et võiks kirjutada veel ühe ja selleks on Vormsi eluolu, kultuurilugu hõlmav kogupere raamat Vormsi detektiivid ja Ruhnu karu. Me teame kõik muusikainimesed vähemalt Sven Kullerkupu tohutult hinge pianistina nii klassikas kui džässis, aga ta üllatas meid kõiki, kui ilmus tema poolt kirjutatud raamat, mis põhines tema mälestustel muusikakeskkoolis õppimise ajast ja hilisemastki ajast. See oli nii vaimukalt ja ladusa keelega kirjutatud, et see äratas ka kirjandusinimeste tähelepanu ja see raamat ju sai põhimõtteliselt loomingu debüüdipreemia. Ja nüüd ma olen lugenud ka Sveni järgmist raamatut, mis on niisugune nii lastele kui ka suurtele lugemiseks samasugune tore jutt, mis sisaldab ühtlasi Vormsi saare ajalugu, aga mille pealkiri on Vormsi detektiivid ja Ruhnu karu. Et mina igati soovitan seda ettevõtmist toetada. Sven on ise nagu mõni tegelane mõnest raamatust või filmist. Ja mulle tuli meeldiva üllatusena, et selle kõrval, et ta on väga andekas muusik, oskab ta ka vaimukalt ja tõesti väga naljakalt lugusid jutustada. Tema raamatus Piano Pianissimo on mu lemmikuteks muidugi lugude algused. Näiteks loos Kuidas kirjutada muusikast. Kirjutasin oma esimese tõsiselt võetava muusikapala ja Tallinna vereülekandejaam ostis selle kohe ära. Igal juhul oli algus väga palju lubav. Või siis loost Ma armastasin sakslast algus. Ma armastasin sakslast ja õnneks tema mind ka. Geniaalne. Nii et mina väga ootan, et millest küll räägib raamat Vormsi detektiivid ja Ruhnu karu.